keegi väitis, et EKRE üks hääl võib minna tühistamisele või üks saadiku kohta. Kas on tõenäoline, kas on võimalik, et keegi e-valitsuse tulemusel vaidlustab kohtus? Alati on vaidlustab. On see perspektiivi? Meil on viimane teadaolevalt üks kaebus esitatud, mille menetlusel ma ei tea kus maal, aga kommenteerida. Et ei saa tühja häält anda, see üldse kogu see tühiseks purutada. No väidetavalt Norras sai tühja häält anda. Seda tehnilist probleemi, me oleme sest rääkinud, siin tehnilist probleemi ei ole. Kas nojah, elektrooniliselt ei saa nii juhtuda siis, jah? Tehakse näiteks lugemise tehtasemel liitmist teha. Masin ei lähe peas soojaks. Läheb ainult protsessoris soojaks. No masinad teevad ka vigu, ma näiteks vanasti tean, et olid Excelis siuksed vead, et kui mingitest teatud kohtadest liitsid, siis liitis midagi valesti, nii et vanasti olid siuksed bugid teada. Jah, Windows on teistsuguse välja. Sellepärast me nagu ei panusta tarkvara masinate peale, vaid andmeloomite peale, mida saab siis erinevate tarkvarate ja masinatega torkida, et jõuda nende korrektsiinis. Normaalne inimlik eksimus ennast. See peakski on, jah. See ümber lugemine. Aga EKRE kindlasti protestib selle ja siis see tähendab seda, et uus Riigikogu ei saa kokku tulla. Ikka pikki lahendab enne. See võtab alati muudab näola. Ja aga on vaja enne märtsi lõppu kokku tulla, et Brexitit edasi lükata. Eelmine kord andis see tulemus, et Kadõnskasi kohtol hääled uuesti üle lugeda mitu korda. Ja eelmine kord oli vist 3 nädalat üks aega midagi niimoodi. Ja lõpuks tuli välja ikkagi tema ühe templiga sedel
tühistati, aga Sesteri ühe tekliga sedeleid ei tühistatud. ja selle taga oli Tallinna valimiskomisjoni esimees, aga väidetavalt tema raamatut uskuda.